Leelo tort toodi sädelevate küünalde saatel sisse ja iga külaline sai suuseks. Mari Jürjensi kontsert andis kohviku avamisõhtule mõnusa tunde. Leelo oli kultuurikohvik, kus teatriinimesed kui ka kultuuripalee külastajad said istuda, kohvi ja konjakit ning kunagi kuulsaid Moskva saiu nautida. Eile meenutasid mitmed linnateatri näitlejad oma kokkupuuteid Leeloga. Kuidas tänaseks kadunud Jüri Jaarma tormas sealt suure hooga ja ütles tere Aime! Ütles siis nüüdsekski kadunud Aime Lutsarile, kes oli minu näiteringi juhendaja ja loomulikult ma mäletan neid plekist tuhadoose, mis oli pooleldi vett täis ja kui sinna vastu läksid ja see ümber läks, siis oli pahandust palju. Aga vanu aegu meenutas ka toonane diskor Raivo Raida. Nimelt peeti Leelos 80-ndatel ka diskosid. Siin toimusid tantsupeod, kuhu mina siis esimest korda jõudsin vist 10. klassis 1974. Mängisid Andromeda, mängis isegi Ruja, võimalik, et need olid kontserdid. Ja Leelo siis töötas siin all nagu nii-öelda puhvetina. Ta muutus tegelikult selliseks küllaltki ainulaadseks omas ajas diskoteegiks, kus ei olnud ainult tantsusaal, vaid kus oli nii-öelda kohvik, eks oli võimalik võtta mitte alkohoolseid jooke ja täisealistel, kui ma õigesti mäletan, isegi alkohoolseid jooke. Kohvik uuendati 60-ndate stiilis, kuigi sisu on loomulikult teistsugune. Plaanid edasiseks on aga suuremad kui kunagi varem. Kogu see ehitusprotsess ja kontseptsioon ikkagi näeb ette selle, et siin toimuvad kontserdid, luuleõhtud ja palju muud. Et see on justkui selline Põhja-Tallinna Kalamaja kogukonna kohvik, kus inimestel on võimalik kultuuri tulla nautima. See taasavamine tähendab juba uuele põlvkonnale nende Leelo kohvikut ja nende Leelo kohvikus ma arvan, on mõned asjad teistmoodi, aga mõned asjad täpselt nii, nagu olid nende kas vanematel või vanavanematel. Vana Leelot meenutavad uuenenud kohvikus näituse nurgake ja kirja pandud mälestused. Suur tänu!